Tere, mina olen Maria Missepp 8. C-klassist ja olen Gustav Adolfi gümnaasiumi IT-õpilane. Tere, mina olen Marta Meesak ja ka 8. C-klassist ja Gustav Adolfi gümnaasiumi IT-õpilane. Tere, mina olen Mariann Lamp, ma olen 8. B-klass. Tere, mina olen Ralf Kaasiku ja olen selle kooli 7. A-klassi õpilane ja olen ka siin koolis IT-õpilane. Tere, mina olen Maiki Tagar ja mina käin ka Gustav Adolfi gümnaasiumi 7. A-klassis. Olen ka IT-õpilane. Räägime siis kõigepealt, kes siis üldse IT-õpilased on. Kõigepealt ma ütleks kohe ära, et kui keegi õpilane tahab hakata IT-õpilaseks, siis selleks ei pea üldse oma mingisuguseid kindlaid mingeid teadmisi tehnikast, IT-vallast üldse. Põhimõtteliselt sa ei pea mitte midagi sellest teadma ja võid hakata IT-õpilaseks. Ainus, mis sul siis olema peab, sul peab olema huvi selle vastu, sest et see IT-õpilaseks olemine võtab väga palju aega, vaba aega sinu elust ja kui sul huvi on, siis sa seda leiad, huvi ei ole, siis seda aega ei leia. Seega siis ma ütlekski, et IT-õpilased on sellised uudishimust haaratud tuleviku poole arenejad, sest nagu me kõik teame, tahes-tahtmata tehnika areneb ja kõik see IT, kõik see tehnika on meie suur osa meie tulevikust, on suurem osa. Ja selle õpilasi seda, õpetada neile seda ja selle poole püüelda on väga mõistlik. Ja IT-õpilased on justkui õppivad õpetajad. Samas, kui me õpime ise, siis me ka alati õpetame teistele oma kooliõpilastele neid asju, teadmisi, mis me oleme saanud ja siis ka kooliõpetajatele, väljaspool kooliõpilastele õpetajatele ja samuti ka tegelikult Eesti riigist väljapool olevatele õpetajatele õpilastele. Siis klassis on IT-õpilane selline esmane abi õpetajale, et kui näiteks juhtub, et arvuti jookseb kokku või kõlarid ei tööta, et siis ei pea iga kord kohe seda IT-abi kuskilt maja pealt otsima minema, vaid mõni IT-õpilane tavaliselt enamustel juhtudel alati oskab selle probleemi ise lahendada ja tund saab ilma pikema katkestuseta edasi minna. Kindlasti IT-õpilased on suur osa kooli esindamisest, et igasugused, kui meil on töötoad, tulevadki need välismaalased, teiste koolide õpilased, käime ise, läheme kuskile esitlema, mingeid töötuba andma, sest see kõik ikkagi jätab meie kooli nime maha. Ja siis ütleski, et IT-õpilased on tuleviku muutjad. Et ma olen päris kindel, et enamus IT-õpilased kunagi tulevik on kuidagi selle tehnoloogiaga seotud. Ja kes teab, võib-olla mõtlevad veel midagi toredat välja, kuidas meie elu veel paremaks teha. Enne distantsõpet tegime ka koolis distantsõppe õppuse. Ütleme nii, et me olime vist ainuke kool, kes selle õppuse korraldas. Kuna õpetajad ei osanud hästi, mida me seal lõpus teada saime, aitasime me nüüd ikkagi. IT-õpilased teadsid rohkem kui õpetajad ja õpetajad pidi väga palju abistama. Õppus koosnes 3 osast. Esimene osa oli suur koosolek, kus kõik õpetajad ja õpilased osalesid. Seal tutvustati peamiseid suhtluskanaleid ja kuidas ka sisse logida ja Google Classroomi teha. Teine osa koosnes sellest, kuidas õpilased läksid arvutiklassidesse ja õpetajad tavalistesse klassidesse. Kõik õpetajad ja õpilased jagati gruppidesse ja nende ülesanne oli üksteisega kontakti luua. 3. osa koosnes sellest, kuidas õpilased läksid õpetajate juurde ja räägiti, mis läks halvasti ja mis hästi.
esimeseks teemaks, mis me räägime, on koosolekud ja suhtlemine distantsõppes. Meie suhtlemine ja koosolekud toimusid peamiselt Discordis ja seal oli väga lihtne, sellepärast et seal olid kõik IT-õpilased olemas ja me saime kõik need ilusti kätte. Koosolekud toimusid meil päris tihedalt, kuna meil oli palju probleeme, ka millest rääkida ja palju rõõmusid, mida jagada. Koosolekute teemad olid peamiselt õpetajate aitamine ja kuidas on meil distantsõppel läinud ja mida me oleme pidanud õpetajatele tegema. Me IT-õpilased siis aitasid distantsõppe ajal hästi palju õpetajaid ja õpilasi. Näiteks õpetajatel oli vahest probleeme mingite nende vestluskanalitega. Näiteks esimese vestluskanali loojad olid IT-õpilased siis. Ma näiteks tegin enda klassis, tegin Google Hangoutsi mitmetes ainetes gruppe. Ja ma tegin enda klassis ajaloo õpetaja soovil, tegin Google Hangoutsi. Ja siis õpilaste aitamine, ehk siis kui oli jällegi mingeid tehnilisi probleeme, ei läinud kaamerad sisse, ei töötanud kõlarid, ei saanud näiteks üldse sisse, siis pöörduti IT-õpilaste poole ja siis me aitasime neid. Peamised probleemid distantsõppel olid sobiva suhtluskanali valimine. Alguses oli neid väga palju, näiteks Hangouts, Messenger, Google Meet ja Zoom. Hiljem mindi üle ainult Google Meetile, sest see oli palju püsivam kui teised. Üheks väga suureks probleemiks oli ka Google Classroomi loomine. Google Classroom on väga hea keskkond, kus esitada ja anda õpilastele kodutööd. Väga paljud õpetajad ei osanud seda teha, nii et IT-õpilased pidid aitama õpetajaid. Distantsõppel kasutasime ka Google Meeti ja suur probleem oli selle püsiv link. Kuna õpetajad läksid Google Meeti peale hästi kiiresti üle, siis ei osatud seda kasutada ja ei osatud linki nii hästi jagada. Kuna Classroomis on eraldi koht, kuhu sa saad panna Google Meeti linki, mida sa iga tund kasutad, ei osatud seda ikkagi kasutada ja suure osa selle kasutamisest tõid abi IT-õpilased. Ka väga suureks probleemiks oli lingi püsivus. Tavaliselt, kui tehakse Google Meet ja kõik osalised sellest kõnest lahkuvad, siis kaob link ära ja see ei tööta enam. Välja arvatud Google Classroomis olevad lingid. Väga paljud õpetajad ei teadnud seda ja see tuli väga suureks probleemiks. Juhtus ka seda, et oli meil videotund, aga õpilased ei tulnud tundi ja õpetajad palusid siis IT-õpilastel neid õpilasi taga ajada, et nad saaksid tundi tulla. Sellepärast, et õpetajad ei pea hakkama nende pärast uusi videokõnesid ja uusi linke välja otsima. Miks me tahame üldse IT-õpilased olla? IT-õpilase olemine annab palju uusi võimalusi, annab palju uusi teadmisi IT-vallas, mida on näiteks enne ei teadnud. Võimalus osada väga huvitatel koolitustel, kursustel ja ise ka osaleda ja õpetada teisi. Võimalus ise viia läbi koolitusi ja juhendada välismaiseid külalisi. Saad olla abiks nii õpilastele kui ka õpetajatele ja IT-õpilased on kõik omavahel väga toredad. IT-õpilane konkreetselt olen olnud äkki 3 aastat, aga digitusega ma olen tegelenud juba 7 aasta läheb. 3. siis või? Ei, 2. Mul on see aasta 2. aasta, liitusin eelmine aasta, tahtsin tulla, siis ma olen ainuke tüdruk praegu, kes läks enda klassist IT-õpilaseks. Aga sina? Ma ise olen ka niimoodi selle digindusega nagu tegelema hakkasime, minu meelest oli hoopis 3. klass. Teisest. No 2., 3., ütleme niimoodi. Ja ka IT-õpilaseks ma hakkasin, kui ma sellest esimest korda teada sain, või kui ma teada sain, nii ma hakkasin. See oli, vist oli 5. klass, ehk siis nüüd siis läheb 3. aastale. 3. aasta. Miks sa olla IT-õpilane? Sellepärast, sest on hästi palju erinevaid üritusi ja Ingrid teeb alati mingit kooki. Ingrid teeb kooki. Ja IT-õpilastel on suured õigused ja neil on, kuigi neil on palju kohustusi, on me arendame oma silmaringi ja mõtlemist. Me saame laptoppe kasutada, me saame arvutit Me kasutada. saame iga kell aidata õpetajat kohe. Meil on õigus kasutada kõiki kooli multimeediaseadmeid ja muidugi kõige peamisel IT-ruumi.